tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on, millega ta rahul ei ole, mis teda häirib praegu teie juures. Kõigepealt vaatame, mis energiates olete teie. Proovige ära tunda, kas jutt käib teist. Nii, mõelge palun iseenda peale. Mis energiates te olete? Teie ellu on saabumas uued ajad. Te olete seda ammu juba oodanud. Te olete nii palju palunud kõrgemaid jõude, et teie soovid või vähemalt üks soov, et saada ometi õnnelikuks, et leida omale pere, leida omale inimene, see teine pool, et olla sellega õnnelik, sest praegu teie kodus õnne ei ole. Seal on üksteise mittemõistmine, seal on kurbus, seal on mööda rääkimine, võib-olla üleüldse vaikimine. Seal on hästi kõle ja külm praegu. Te olete mures, sest olukord, mis teil praegu on, mis olukorras te olete, tundub praegu justkui olevat võimatu seal midagi muuta teil. Teil on tunne, et te ei ole olukorra peremees üldse. Teil on tunne, et te olete selle olukorra ohver. Aga siiski kui te käite tööl, siis stabiilselt on teil sissetulek, aga kusjuures kõrgem kui teistel. Teie palk on kõrgem kui teistel või te olete nüüd mingisugune oma firma omanik. Ja siis seal on ka teil päris hea sissetulek. Rahaliselt peaks teil praegu olema täiesti normaalne olukord, sest see siin on ikkagi rohkem see puuduse tunne, see on pigem, et teie peres, või kui te siis elate üksi, siis te ise oletegi kui perekond, et seal on hästi kõle, kodus on hästi kõle, armastuse puudus, ei ole seda teist poolt. Või kui te elate kellegagi koos, siis selle teise poolega nagu ei ole mitte mingit mõistmist, Nii, mis energiates te praegu olete? Ma tahaks öelda, et te olete praegu kergelt armunud. See inimene on tugevalt teie mõtetes. Ja võib-olla see teine inimene mõtleb ka tihti teie peale. Ja tööl on teil väga hea sissetulek, ükskõik kas olete omale tööandja või käite ise kuskil tööl. Aga ka töö juures on teil ootamas ees muutused. Mingisugused muutused on teid seal ees ootamas. Positiivsed muutused. Seepärast esiteks see töö, mida te teete seda armastusega. Ja kõik, mida tehakse armastusega, kõik need asjad saavad tiivad, hakkavad mitmekordistuma. Ma võiks ju küll öelda, et karikate 2, et see on armastuse kaart, eks ole. Aga kui töö juures inimene armastab väga oma tööd, siis avanevadki uued väravad talle läbi selle armastava töö tegemise mingid uued võimalused. Nii, vaatame veel, mis energiatest te olete.
te olete tüdinud ootamast mingeid tulemusi. Tasakaalu hoidmine praegu teise endas on väga raske. Sellepärast, kas mingid olukorrad või inimesed ei ole teiega alati nõus, mitte et olukord ei ole teiega nõus, inimesed ei ole teiega tihtipeale võib-olla nõus ja on palju, kui tuleb kas selliseid möödarääkimisi, üksteise mittemõistmisi, vaidlusi on ju. Et teil on raske praegu selles olukorras, võib-olla teil on sellised kliendid, võib-olla teil on sellised töötajad, kes võib-olla ei taha alati kõike nii korralikult täita ja siis te peate neile üle seletama, sealt tuleb palju vimma ja trotsi, eks ole. Te üritate jääda tasakaalu. Ja te olete nagu ootate nagu kaua, eks ole, olete kaua tasakaalus, enne kui endast välja lähete, eks ole. Te annate inimestele palju kordi võimaluse. Nii. Niisuke tunne ikka, teil on mingi firma või midagi, kus teil on, kas on kliendid või midagi seal on, aga te olete nagu niisugune hästi produktiivne naine. Et nii. Siin näitab karikate kuningat, meest, kes on armastavate tunnetega teie vastu, aga kas teil ei ole praegu mingit kontakti üksteisega? Kas te olete kuidagi, kas te olete praegu mingites illusioonides või? Keegi meesterahvas, kes teile meeldib ja teie ka meeldite talle, aga ei ole pikka aega olnud suhtlust. Ja on mingisugused illusioonid praegu, vähemalt teil selle mehe suhtes on küll praegu illusioonid. Kas sellel mehel on teie suhtes ka illusioonid? Tema näeb asju nagu kainemalt, selgemalt, kui teie näete. Nii. Kui te nüüd tundsite ära, et see iseloomustus käis teie kohta, siis antud video sobib teile. Kui tundsite, et üldse ei sobi, siis otsige mingi teine minu video ja vaadake sealt midagi, mis teile peaks sobima. Sest need on ikkagi üldised ladumised. Siin ei saa võtta kõike kui niisugust privaatset ladumist, jah. Nii, vaatame seda meest ka. Vaatame, mis energiates see mees on. Ka tema tajub uusi tuuli oma elus. Jah, praegu mingisugune vaikus seal on, ta ütleb, aga ta on sellises, tema ei kiirusta praegu. Ta õpib tundma siin antud olukorda. Ma ei tea, kas ta räägib teist või ta räägib praegu endast, et ta praegu ei kiirusta eriti tegemistega. Ja uusi algusi ta alustab tasakaalukalt, ta räägib mingid uued algused, uued teed on tal nüüd juba avanenud. Ta tahab seda teed käia rahulikult, tasakaalus, järele mõeldud, aga samas ikkagi nii, et see tooks küllaltki produktiivsed tulemused sellele inimesele, ükskõik siis mille või kellega see seotud on. No kuna siin on naine, ütleme niimoodi, siis võib-olla kellegi naisega, kes on väga tema hinges, eks ole. Et temaga võib-olla midagi produktiivset koos luua. Ta tahab seda teha rahulikult, tasakaalus. Samas kaardid näitavad, et ta tahaks väga kiiresti. No ta ei ütle just, et teie juurde on ju. Kelle juurde sa siin kiirustad? Kelle juurde sa siin kiirustad? Kusjuures see mees mõtleb tõesti mingile sõidule, mingile teekonnale. Ta veel hoiab seda kinni, aga ta on seda ammu juba oma plaanis, oma mõtetes tugevalt mõelnud, soovinud.
ta tahab seda teha kuidagi kavalalt, strateegialt kuidagi välja mõeldes. ta veel ei liigu, aga ta on juba nii mineku peal. kelle juurde sa lähed, sest ta on hästi tugevalt seda mõelnud, aga ta veel on puudu olukorras, see tähendab, ta veel ta nagu ootab mingit hetke, aga ta mingid plaanid. kelle suhtes sul need plaanid on? näitab, et väga kohe läheb. et see kõik, see läheb tema minek, ma ei tea, kelle juurde läheb läbi transformatsiooni, see läbib transformatsioonid, siin on ka iseendaga võitlemine. aga kelle juurde sa lähed? no nii, karikate kuninganna juurde. ei tahtnud nagu otse rääkida, nii kaua nagu keerutas ja lõpuks ütles välja, et karikate kuninganna juurde lähen. ja ma tahan minna niimoodi, et ma võidan selle mineku. tähendab, teie juurde ta on juba mõtted väga tugevalt teie juurde tuleku juures. ta veel ootab, ma ei tea, mingit hetke või siis, kui ta tunneb, et no nüüd on õige, et vot nüüd ma lähen, onju. aga minu arust see tulek ei ole enam mägede taga. ja ta tahab kindlasti tulla nii, et see tulek teie suhtes, et tema jääb siis võitjaks, eks ole. nii, mis energiates sa oled? mees, mis energiates sa oled? nii. ta mõtleb strateegiliselt mingi plaani välja. ta ei taha kiirustada, ta tahab selle tegevuse hästi välja mõelda, aga ta muidugi kardab, et kuidas see mul välja tuleb, kas see mul üldse õnnestub. aga ta samas kujutab juba ette, kuidas ta on teel teie juurde. ta juba ette mõnuleb. kujutab juba ette, kuidas ta võib-olla teiega koos on ja kuidas te siis koos lähete, eks ole. ja samamoodi, kusjuures naine mõtleb selle mehe peale täpselt, et teie täpselt samamoodi mõtlete. Te võite mõelda kusjuures täpselt ühel ajal üksteise peale. siin on mehe mõtted, on ju. siin on selle naise mõtted. et te võite täiesti ühel ajal mõelda üksteise peale, kusjuures unistate üksteisest. et kuidas te võib-olla mõlemad olete siis teel võib-olla üksteise juurde, on ju. sest mõlematel on nagu sihuke teekond. siin on küll, et jäetakse vanad asjad maha, on ju, mis enam ei teeni. nii, mis energiates sa veel oled? ikka näitab siin mingisugust keemitamist, kavaldamist, et tulla niimoodi teie juurde. et talle saab raske olema tulla niimoodi läbi kavaluse. ta on nagu kurb, tal on kurb, et ta peab kavaldama selle teekonna suhtes, mis üldse teiega on seotud. tal on kurb, sest ta ei taha kavaldada, aga ta ütleb, et mul ei jää muud üle, et see on mulle hästi raske. aga mul ei jää muud üle, et ma saan ainult läbi kavaluse selle naisele läheneda. see naine on minu salajane naine. ma tean, et ta mõtleb ka minu peale. ta ei saa võib-olla nii hästi liikuda, kui mina seda saan. aga ma tean, et ta mõtleb minu peale. mida sa mõtled selle peale, et see naine ei saa niimoodi vabalt liikuda nagu sina? mida sa mõtled sellega? et see naine ei saa niimoodi liikuda nagu sina. et jah, sellel naisel on teatud takistused. miks ta ei saa liikuda? miks sa arvad, et see naine ei saa liikuda? see tähendab, kõrgemad jõud pidurdavad naist, et naine ei kiirustaks. et esialgu on vaja ajutiselt võtta natukene hoogu maha, mitte päris hoogu maha, aga natukene hoogu maha, mitte rabistada, mitte kiirustada, sest tuleb teha õige valik. ja kui sa teed õige valiku, siis sa saad ka selle õnneliku ja stabiilse perekonna, mida sa tahad. aga sa ei tohi praegu kiirustada. ma ei tea, miks ta seda siin mehe jutus räägib, sest siin ma tahtsin vaadata ainult meest. aga siin läheb jutt läheb nagu korraks nagu naise peale, kõrgemad jõud
ei pane teed kinni, aga nad lihtsalt pidurdavad, et naine liialt ei kiirustaks praegu, tuleb targalt käituda. Tee ei ole kinni pandud, aga natuke aeglustatakse naise nagu sihukest, et ta ei teeks nagu valesid otsust või et ta ei kiirustaks praegu. Praegu ei ole õige aeg kiirustada. Või siis mees ise saab ka aru, et naine ei tohiks liialt teda võib-olla tagant sundida, et natukene peaks piiri pidama, et nagunii me hakkame koos elama, et siin ei ole isegi mitte küsimust, aga võib-olla nagu mees tahab naisele öelda, et ära palun kiirusta mind tagant. Ma tean, et me hakkame koos elama, aga oota natuke, mul on aega veel vaja. Milleks sul aega vaja on? Armastusega, ohau, ilusad kaardid tulevad. Selleks, et me saaks koos olla, me saaks õnnelikult koos olla õnnelikud. Selleks mul on praegu vaja veel hästi kõvasti tööd teha. Et mitte olla vaesuses kodus, et mitte olla puuduses. Ma pean oma naise jaoks ta ütleb, et ma pean selle naisele tegema torni. Nii et ongi selle torniga, et see nagu lõpetabki kõik temas ära. Ja alles siis, kui ma selle naisele torni teinud, siis alles ma saan hakata tema poole liikuma kui nagu tema tulevane mees. Ja siis on see tuleenergia on tugevalt üleval ja mõtted ja teod, eks ole, et siis ma saan hakata naise poole tegutsema. Ma pean enne tegema ära naisele selle torni ja see torn peab olema naisel lõplik. Nii, et tagasiteed enam ei ole. Mis see torn täpselt on, mis sa selle naisele teha tahad? Sest ta tuleb seda tegema kui sauade rüütel, suhteliselt aktiivselt ja kiiresti. Mis see torn on, mis sa selle naisele tahad teha ja et see oleks lõplik? See peab olema õige käitumine, järele on mõeldud. Kusjuures ta mõtleb tõesti selle järgi ja selle kõike läbi. Et läbi armastuse, ta tahab teha läbi armastuse teile torni, sest ta ei näe muud võimalust selleks. Et ainult läbi armastuse. Sest ma ei taha teda kaotada, sest ma armastan teda selleks liiga tugevalt. Ta on minu jaoks nagu kõik. Ta on minu jaoks minu küllus. Kõik, mis annab mu elule mõtte. Okei, see oli nüüd siis selle mehe iseloomustus. Ja tema, mitte iseloomustus, aga tema kirjeldus on ju. See läks natuke kaugemale, kui mul plaanis oli. Aga eks need kaardid alati räägivadki niimoodi, et mitte kunagi ei tea, kuhu see kõik välja viib. Mina ei tea seda. See on nagu tundmatusse teekonda alati minek, kui ma teen neid ladumisi. Ma ei tea kunagi, kuhu see teema välja viib. Nii, me oleme siin peaaegu 20 minutit juba lobisenud, jah. Ei ole veel teemaga isegi mitte alustanud. Aga seest tuli väga hea sissejuhatus. Nii, millega see mees siis rahul ei ole? Mis teda häirib praegu teie juures? Millega ta praegu rahul ei ole? Mis teda praegu häirib teie juures? Minu arust ta korra ütles ka, mis häirib. Aga vaatame, mis siin praegu häirib selle naisi juures? Millega sa praegu rahul ei ole? Ta ikkagi ütleb, et enne, kui me nagu saame kokku, mul on vaja teha ära mingi tööd. Ja tööd on siin palju. Siin ei ole vähe tööd. Ja kuna ta neid töid oskab, aga tal on vaja see ära teha. Me ei saa enne kokku, kui ma olen need tööd ära teinud. Millega sa praegu rahul ei ole selle mehe, selle naise suhtes, millega sa praegu rahul ei ole selle nagu oma naise suhtes.
võib-olla niimoodi tõesti, et ole praegu tasakaalukam, püüa ennast hoida tasakaalus. Ma saan aru, et sul on praegu suured unistused. Ma saan aru, et sa ootad praegu, et ma teeksin mingi valiku, aga ma luban, et ma teen nagunii valiku ja see saab nii olema, aga oota praegu, pea natuke piiri ja sama info kordub, et nagunii me saame kokku ja see saab nii olema, sest mina tean seda, sest mina tahan niimoodi. Aga oota palun, ütleb naisele, et pea natuke piiri, et tõmba natuke hoogu maha, mine tasakaalu, ole rahulik, ära nagu sunni mind tagant. Me nagunii saame kokku, sest mina tean, et nii on. Kusjuures mees on selles hästi kindel. Ma ei tea, kust ta seda teab või ta tahab niimoodi mõelda. Aga ta on ka paras strateeg, ta ei tee kõike uisapäisa, ta mõtleb enne väga hästi läbi kõik. Nii, millega sa rahul ei ole siis selle naise suhtes? Millega sa praegu rahul ei ole selle naise suhtes? Millega sa rahul ei ole? Vaatame, kas ta veel midagi räägib. Millega sa veel rahul ei ole selle naise suhtes? No ta ütlebki, et ma saan aru, et meie vahel on olnud päris pikk paus. Ma saan sellest aru, sest sina tahad tegutseda. Mina üritan praegu natuke hoida rahulikumat joont müntide kuningas. Ma saan aru, et sina tahad kohe tegutseda sauade kuninganna, aga mõtleme nüüd hästi kõik olukorrad strateegiliselt järgi, sest olukord on minule ka nüüd teistsugune. Mul ei ole ennem olukord olnud niimoodi sinuga kui praegu ja ma tõesti unistan ja mõtlen väga palju sinust. Aga millega sa rahul ei ole? Et ma tean, et sulle meeldib väga selline ilu, sulle meeldib, et kõik oleks korras, kõik oleks kaunis, ilus, on ju. Et sa armastad nagu korda, sa armastad ilu. Aga selleks, et seda luua, peame hakkama tegutsema. Või noh, ma pean tegutsema praegu meie mõlema nimel. Mul on veel palju tööd teha. Me ei saa enne kokku. Et ma ei saa sind enne oma koju tuua, kui ma pole seal selle hästi palju, mul on vaja veel tööd seal teha. Me ei saa nagu enne kokku. Nii, millega sa rahul ei ole selle naise suhtes, mis praegu sind häirib selle naise juures nagu praegu kõige rohkem? Mis sind häirib praegu selle naise juures kõige rohkem? Ta ei taha, et läheks ka nüüd asi teise äärmusesse, eks ole, et siis nagu sa üldse nagu lõpetad minuga suhtlemise ära, et nii ma ka ei taha, et käime ikka aeg-ajalt läbi või suhtlema, on ju. Aga palun ära murra mu südant, ära tee mulle haiget. Ma olen niigi praegu õnnetu, et ole pai, et ära tee mulle haiget. Aga ma jälgin sind. Aga sellel mehel on hirm, et äkki te murrate tema südame. Nii, millega sa rahul ei ole selle naise suhtes? Mis sind praegu häirib tugevalt? Ma tean, ta kohe mitu korda rõhutab. Ma tean, ma tulen su juurde, me saame kokku, ma tean seda ja nii on, sest mina tean, et nii on. Enne mul on vaja teatud asjad ära teha ja siis ma tulen ja ma tulen kindlasti, ausõna, ma ei valeta. Selle mehel on, ta peab enne midagi ära tegema, et siis teid enda juurde tuua. Et siis see koht on nii, nagu teile sobib, nagu teile meeldib. Praegu ta ei taha teid sinna viia. Praegu ei ole veel nii tema arust nii ilus või nii hea või nii korras, et ta peab siis mingi aeg seal midagi tegema, muutma. Et siis alles ta saab teid sinna viia, mitte enne. Aga ta palub ka minna mitte teise äärmusesse, et teha nüüd täiesti suhtega lõpp, et üldse mitte suhelda. Ta palub, et ikkagi suhelge nagu temaga aeg-ajalt, et hoidke ikkagi seda kontakti, et ärge lõpetage seda suhet nüüd täielikult ära, eks ole.
et kuna mina sinuga kokku ei saa, et nüüd lõpetad ära, teie palun ära lõpetad, hoia minuga ikkagi suhet, on ju, kasvõi natukenegi hoia, ära katkesta suhet ära. nii, mis sulle veel, millega sa veel selle oma naise suhtes praegu rahul ei ole? mida sa tahad selle naise, kes siin praegu vaatab, mida sa tahad talle edasi öelda? et mis sind praegu väga häirib nagu selle naise juures? et ta on kärsitu. et ta on kärsitu, et ma saan aru, et ma ei ütle, et mina ka selles suhtes ei ole ju rõõmus, aga ta on liiga kärsitu, ajad nagunii muutuvad ja ma näen, et meie vahel see kõik hakkab muutuma, aga ära ole palun kärsitu. sa oled kärsitu, sa oled rahutu. millega sa veel selle naise suhtes rahul ei ole? et ma ju liigun su poole, et oota. siis, kui kõik läheb muutusesse, küll ma sulle järgi tulen, et ära muretse, ma ju tulen. näed, ma tulen, aga enne, kui ma siit väravast läbi astun, mul peab olema likvideeritud see kurbus. kui ma tulen enne õiget aega siit väravast läbi, siis me ei saa õnnelikuks. siis me ei saa mõlemad õnneks, me mõlemad teeme lihtsalt üksteisele haiget ja lõpuks läheme ikka lahku. ma ei tohi enne õiget aega tulla sinu juurde, ma pean enda vastavad tegevused ära tegema, kui ma saan sind enda juurde tuua, aga ma toon ja nii on ja ma tean seda. ta nagu väidab kindlalt kohe, et tema teab seda. mida sa arvad, et kas see naine armastab sind? mida sina sellest arvad, kas see naine armastab sind? no ta arvab, et ikkagi meeldib teile. et teil ikkagi on tema vastu tunded. ta vähemalt ütleb, vähemalt ma tahan niimoodi mõelda, et see nii on. ma ikkagi kaldun arvama, et sellel naisel on ikkagi minu vastu tunded. et ma meeldin talle. aga nüüd naine, kes sa vaatad, mis sa arvad, kas see mees armastab sind? Te ütlete, et mina tahan juba tema juurde kiirustada, temaga kiiremini kokku saada, aga tema tõmbab aja maha, müntide 4 on ju, tõmbab pidurit ja siis ma tunnen ennast nagu narr. aga samas see mees ütleb, ma hoolin sinust, et ma ei lase sust lahti, on ju. aga praegu naine tunneb ennast tõesti nagu narriks tehtuna. ikkagi see näitab seda, et naine tahab kiirustada rabele taga, mees tahab tõmmata pidurit, et oota. et see kõik tuleb, aga oota natuke, ma pean teatud asjad ära tegema. mis see on, mis sina tahad, mees, öelda praegu sellele naisele, kes sind vaatab praegu edasi? sul on see võimalus öelda talle midagi edasi. mis see on, mis öelda tahad? ma tahan, et meil mõlemal oleks hea olla, külluslik. et meil oleks palju münte, palju karikaid, on ju, üldse, et meil oleks hea olla, siis ma tegutsen praegu hästi tugevalt selles suunas. mul on oma kindel plaan, enne kui ma sulle järgi tulen ja su enda juurde viin. aga ma pean enne tegema mingid asjad korda. mul on vaja teatud asjad ära teha. noh, ja siin tegevusi tal ikkagi jätkub. siin ei ole üks ega kaks asja, siin on palju asju, tegemisi veel, mis on tal vaja ära teha, enne kui ta teile järgi tuleb, aga ta tuleb teile järgi. ja mida tahavad kõrgemad jõud öelda sellele mehele siin? ja siis sellele naisele, kes vaatab, mida tahavad kõrgemad jõud edasi öelda. ja mees tuleb armastusega, aga ta tahab tulla võitjana läbi südame. ta tuleb armastusega, aga ta tahab tulla võitjana teie juurde. aga teie, noh, ütlevad kõrgemad jõud naisele, aga teie kipute vabandust, aga teie kipute selle olukorra pöörama ära nagu
tagurpidi, teistpidi minema ära ohvri rolli. ja võib-olla te isegi ei malda ära oodata seda õiget aega, jätate ta enne aegu maha või viskate selle mehe nii-öelda oma elust välja. aga teid ootaks ees karikate 10, eks ole, see on armastav ja hästi armas kooselu ja see oleks aus, see oleks õiglane kooselu, täpselt nii nagu peab. aga see on nüüd sinu otsus, naine, mida sa teed, sest sina valid. aga ära anna enne aegu alla, ära tee enneaegseid järeldusi, ära jäta teda enne maha. sest sul on šanss saada selle mehega õnnelikuks. aga noh, viimane on valikute kaart, et naine, aga sina valid siis. aga ära tee enneaegseid otsuseid. sa kipud tegema valesid otsuseid liiga kiiresti. mees ju ütleb sulle, et ta tuleb sinu juurde, onju. ta kordas seda siin kaartides nii mitu korda. miks sa veel kahtled? vot. selline oli siis tänane ladumine. aitäh teile, kes te vaatasite. pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar, kui soovite. uued tulijad, vajutage tellinuppu ja vajutage ka musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. kes tahab minuga eraseanssi teha, eraseanss on tasuline, see toimub Messengeris. aga kõigepealt kirjutage minu emailile piv.rutt@gmail.com. seal saame siis kindla päeva ja kellaaja kokku leppida, kui Messengeris teeme teiega videokõne, videoseansi. seal siis saate küsida kõiki oma küsimusi ja siis mina üritan nendele vastata. ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.